Ja viimane persoon meie saates on mees, kes tunneb ennast ühtemoodi hästi laval näitlejana kui ka klaveri taga lauljana. Saage tuttavaks, see on multiartist Peeter Kaljumäe. Nii laula julgesti tühja, et sõnadki vahel meelest on läinud. Viisem vilista laule, sirista sammel rõõmsalsa käib. Peeter, meie kokkusaamiskohaks sai teatri- ja muusikamuuseum. Miks siin? Et kas me nüüd oleme juba museaalid või? Kui ma nüüd eriti ülbelt tahaks vastata, siis ma võiks ju vastata alguseks nii, et miks ka mitte. Aga tegelikult selle muuseumiga on ju, ta on teatrimuuseum, ta on muusikamuuseum. Mõlemaga ma olen olnud seotud oma kogu teadliku elu ja pluss veel siin samas selles saalis, tõsi küll enne, kui need praegused dekoratsioonid ja seinad siia on pandud. Me oleme 3 etendust Vaarjusega mänginud, nii et ma olen siin selles mõttes tööd küll teinud ja käinud. Ja ta on selline suht kodune ja ubane paik toreda pererahvaga ja miks mitte? No ma nüüd tahaks teada, kuidas sind tuleb täpsemalt nimetada? Kas sa oled laulev näitleja või näitlev laulja? Kui ma oskaks sulle vastata, siis oleks mu hing rahul. Ei mõista mina sellele küsimusele ka vastata, kindlasti. Ja sa oled Pärnu poiss ja lugesin mina ridade vahelt välja, et tegelikult pole sa kunagi tahtnud ei näitlejaks ega lauljaks saada, tahtsid meremeheks saada. No, meremeheks ma tahtsin oma nooruses saada küll, jah, ja päris kõvasti kohe. Ja tegelikult ei ole see igatsus mere ja rändamise vastu minust tänaseni kuhugi kadunud, aga lauljaks ma ikka ühel hetkel hakkasin kippuma küll. Tõsi, ma ei ole küll päris teadlikult tahtnud saada näitlejaks, aga niipea, kui mind Kaarel Kilvet kutsus ühte tükki teatrisse kaasa tegema, niipea minus ärkas see meeletu edevus, mis seal muidugi oli enne ka olnud, aga millel ei olnud võib-olla siis seda õiget ülesärkamise hetke ilmnenud. Ja siis ma tahtsin kohe ka näitlejaks saada ja nii edasi. No aga sa ometi läksid ju otsa kooli klassikalist laulu õppima. Jaa, aga sellele eelnes pikk rida, terve epopea, kuidas me hakkasime Pärnust Kalmani Pajateeri lavastama ja otsustasime, et Pärnus ikka ei ole jõudusid, kellega piisavalt suurelt ja väärikalt seda teha, et tuleb ikka estoonlased kaasa kutsuma teha kaasa tegema kutsuda. Ja läksime Asta Vihandi juurde ja Vihandi ütles, jõle tore, et ei, et muidugi, et plaan on hea ja kõik, aga et kas te nagu laulmisega olete ka tegelenud? Ei ole, peaks või? Vihandi ütles, et klassikaline värk, et võib-olla natukene tasuks ja saatis meid Taevi juurde, Claudia Taevi juurde ja nõnda ma hakkasin sellega siis tegelema ja niimoodi need asjad arenesid ja üks asi järgnes teisele, nii et peale keskkooli lõppu ma olin juba mitu aastat Taevi juures käinud ja siis oli tõesti ainukene tee Tallinnasse laulmist õppima. Aga kas see Talongi nimeline assamblee, nagu armastas Sulev Nõmmik öelda, assamblee oli sul kohe, tähendab ennem näitlemist või? Et sinu üks kuulsamaid gruppe, kus sa töötanud oled, ongi Talong? Jaa, see oli enne näitlemist, nii et tegelikult ma olin juba selleks ajaks, kui ma Endlasse lõpuks sattusin, olin juba kuulus ära olnud ja aeg oli selline, et piisasi ühest korrast reklaamiklubis esinemisest, et kõikide kõrtside tagauksed avanesid ja ei pidanud ees seal järjekorras seisma ja Šveitserile viiekat näitama. Talong oli õieti Otsa kooli ajal, kui ma õppisin laulmist ja ma sattusin pärast Nõukogude sõjaväes käimist, sattusin tagasi ühele kursusele Kaber Peetriga, tema oli sama õpetaja juures ja laulu teine kursus pidi korraldama Nääripeo. Ja Peetril olid mõned üliõpilasmaleva laulud ja mina olin Kopvillemit vannanud juba noorest peast alates ja niimoodi me panime ühe niisuguse kava kokku, kutsusime Margot Kelsteini klaverdama ja sealt see algas. See oli Otsa kooli aeg, aga Talong hakkas juba oma loomulikku teed pidi laiali minema, sest et meie põhiline klaverimängija Kati oli jäänud Saksamaale õppima. Mina läksin siis ühte tükki Kilveti kutsel Endlasse tegema, nii et Talongi esinemised jäid üsna arvaks. Tammel oli üle vallaramm, käbi kõrge laskma kõige osavam. Vaino Karla teadis palju laulusid, vennas rahva parimaid šastuškasid. Vaino Karla teadis palju laulusid, vennas rahva parimaid šastuškasid.
Aga kuidas sa sinna endasse siis nüüd äkki sattusid ja mis karakterit sa seal mängisid? Ei mingit karakterit iseennast. Kui mul on karakter, siis ma mängisin seda. Kilvet jalutas Harju tänaval vastu, ütles, mis teed? Ma ütlesin, midagi ei teed, võtame õlle ja räägib, et tal niisugune plaan, et tema läheb endlasse tükki lavastama. Aga ta on mõelnud sinna ühe niisuguse raamtegelase, kes laulab kupleena, juhatab nagu vaatuseid sisse ja välja. Et Hardi Volmer ja Tõnu Raadik kirjutasid ühe niisuguse laulelduse, mida mina siis pidin ette kandma seal tükiväline täiesti. Aga ikkagi näed laulmisega ja muusikaga seotud oli? No absoluutselt, see oli kõige otsesemalt seotud selle sama kuplee laulmisega ja talongindusega, millega ma tollal nagu põhiliselt tegelesin. Ma töötasin tegelikult natukene poole kohaga ka kirjanike Maja Mustalaega saalis või õieti selle nimi oli kirjanduspropagandabüroo, mille juht oli ka tollal Üle Vaaloe ja Üle Vaaloe oli peale Normeti lahkumist Pärnust oli siis ka Endla kunstiline juht. Ja kui me Karlaga tegime Pärnus seda Jeppe tüki proovi, siis tuli üks initsiatiiv. Me olime talongiga käinud 90. aastal Kanadas turneel. Ja kanadalaste poolt tuli initsiatiiv, et kas me ei võiks Kopp-Villemist midagi kokku panna, mingit lavakava või lausa etendust. Ja kuna ma olin seal kirjanike majas parasjagu, mõtlesin Ülevile, et kuule, et teeme äkki siin Mustalaega saalis ühe niisuguse kava, et mängime siin paar korda sisse ja siis me lähme sellega üle lombi, aga Ülev ütles, aga miks me siin teeme, et kui sa parasjagu seal Endlas toimetad, et teeme sinna väiksesse saali kohe etenduse. Ja Johan Saar pani selle etenduse siis kokku enda ja Kopp-Villemi loomingust, see oli Toronto Vilsandi nõudmiseni. Tegevus toimus paralleelselt nagu kahel mandril. Eliks Kark oli Juhan ja mina olin siis Olaf ja Lii Tedre oli selline muusa, kes käis piiridest ja kõigest muust hoolimata mõlemas maailmas siis sees ja kaasas. Ja mängisime seda Endlas ka ikkagi päris, ma ei tea, 6-70 korda kindlasti, mitu hooaega. Laule lauldud lõbusaid ja turvameelseid, vastu karva viisikesi mitmekeelseid, kraavi kiskund eluvankri teele upitas laul. Ja siis käisime sellega ka Kanada-Ameerika turneel, aga seal Kanada turneel Ülev tegi teatavaks mulle niisuguse mõtte, et temal on ammu see mõlkund juba. Kunagi palju aastaid enne seda oli Leo Normet pakkunud, siis kui Ingo veel juhtis Endla teatrit, oli pakkunud Ingole, et äkki Ingo teeks, Endlas tehti muusikale, seal Allo Tollisid ja Sorbas oli Suur uhke ja Teatrilaev ja et äkki võiks teha ka Valge hobuse võõrastemaja, Benatski operetti. See oli siis 3. lugu Endlas ja siis oli juba tööd palju ja nii ma sinna jäin. Kopp-Villemi sa nimetasid juba ära. Paul Pinnat oled sa mänginud kohe lausa väga mitu korda. Kui ma õieti ütlen, siis 5 eri lavastuses 3 eri teatris. Ja sinna juurde veel tuleb Eduard Vildet oled sa Vildet 3 lavastuses. Kuidas see nii on, et mida nad leiavad sinus, et sa just nende suurkujude peale oled sattunud? Mina ise ka imestasin, kui ma olin veel Vanalinna stuudio palgal lausa, kui Heidi Sarapuu otsis uut Vilde tegelast ühte tükki, mis oli tegelikult juba enne lavale tulnud, aga sellega oli vaja minna Stockholmi mängima ja neil ei olnud parasjagu Vildet võtta, seal olid omad põhjused. Ja Toomas Tross, kes mängis Heidi juures, pakkus, et kuna äkki Peeter, ma tõesti, eluaeg olen imestanud, Heidi püüab seletada küll, mida ta nägi minus, suhteliselt priskes, niisuguse kuplee laulja ja ma ei tea, niisuguse trulla-lulla tausta või renomeega inimeses, et ta kutsub teda Vildet tegema, Eduard Vildet. Aga Heidi midagi nägi ja nõnda ma sinna Vilde tükki sisse õppisin ja muidugi ma ise meeletult nautisin seda. See esimene tükk, see prooviperiood oli suht lühike, aga õige varsti tuli Vilde elutoas meil teine etendus ka. Ja mida lähemale selle mehe tegemistele jõudsid,
seda võimsam või kihvtim see kõik tundus ja tundub tänase päevani, kuigi ma olen nüüd Vildest natukene juba eemale jäänud, 3. tükk oli veel ka, kus Vilde oli küll niisugune natuke episoodilisem. Ja teised Estonia teatri näitlejad, Vilde oli 5 kuud oli Estonia dramaturg, siis just selle iseseisvumise ajal 18. aastal. Ja siis sellest ajast rääkis see 3. lugu. Kuna ma olin tegelenud väga palju hoopis millegi muuga, kõige selle, selle sama trullalullaga, nende kupleedega ja komöödiaga ja siis ma tahtsin, meeletult tahtsin, mul oli, ma ei tea, millest see siis ära rippus, kas ka jälle oma mingist edevusest või, aga igatahes ma tohutult tahtsin sinna sisse minna ja ju see siis mul kuidagi pidi õnnestus. Siiamaani ma praegu teen, meil on nüüd see 101 Vaariusega praegu lavastus ja seal on üks väike katkend alguses 1919. aastast, kus korra Vilde ütleb paar sõna ja ma tõeliselt naudin, kui ma leebin selle 2-poolse teibiga korraks selle vuntsi ette, panen prilli ette ja ütlen need laused ära. Ise saab ka aru, et sa oled teine inimene. On mingi müstik, ma ei tea. Mul on hea meel, et Estonia on nõus olnud minu näitemängu Side. Arvab, et ma see on tõsine draama. Aga ooperi vallast meil on plaanis lavastada Giuseppe ooper Traviata esmakordselt eesti keeles. Aga ma olen olnud Augusta Alle, 2 tükis Bernard Linde. Neid Artur Rinne olen ma olnud 2 tükis ja... See pakub sulle, nagu ma jutust aru saan, tõelist naudingut teha neid rolle? No jaa, sest et mul ei ole kunagi mingit ambitsiooni niisuguse maailmaklassika mängimisega, kuigi mul oli endlas hästi põnev oli, näiteks ma mängisin Tšehhovi duellis kaasa ja seda ma ka väga nautisin ja siis Gösta Berlingi saagas ja mingites sellistes tükkides. Sa oled vabakutseline näitleja. Jah. Sa oled saanud väga palju rolle nii telelavastustes kui filmides. Ma vaatasin, et sa oled Õnnes olnud üsna kaua, Õnne 13. Nii mõnigi professionaalne näitleja võiks kade olla selle peale, et nad on oodanud filmirolli või mingit lavastusrolli. Aga sinul tuleb nagu niuhti. Ei tea, kui need ikkagi nende aastate peale ära jagada, ega neid nüüd siis nii lademes ka kogu aeg ei ole. On ikka täitsa tühje perioode ja siis vahepeal jälle tuleb ja... No see on töö, vaata, eriti kui sa oled vabakutseline, kui pakutakse, et lähed, mitte päris iga kutse peale, aga ikka enam-vähem kõike üritad teha ja sest et mul ei tule kuskilt, ma ei tea, palgapäeval mingisugust summat. Ma näiteks õudselt meeldib filmis teha ja ma ei ole sugugi nii palju teinud, võib tunduda, mingil ajal ma tegin palju tudengi filmides. Siis kutsuti mingi paari aasta jooksul, ma ei tea, 10-11 erinevat, need on lühifilmid kõik ja... Ma tegin neid nalja. Astuge sisse. Aga mis filmiroll sul praegu nagu endal meelde tuleb, mis sind köitis? No üks vahva töö oli muidugi, oli see 2008. aastal see venelaste Isajevi seriaal, mida Mosfilm tegi ja seal ma olin hirmus märtsukas. Oja Tõnule lõin Tallinnast kodumaja trepikojas noa kõhtu ja siis lasin Moskvas raudteejaamas ühe vene naise maha ja ma olin hirmus saksa spioon või mängisin üks karmi tegelast. Aga seda oli vahva teha ja siis olid võttepäevad, olid näiteks siuke väike seigakene, me oleme siin teatri muusikamuuseumis, aga üks võttepäev oli, kus meil oli pikk saksakeelne stseen, oli Rakveres linnakodaniku muuseumis või majas seal ja siis seal oli Arvo Pärdi klaveri, oli 2 stseeni vahe lihtsalt paus. Ja ma proovisin seda klaverit mängida ja režissöör Ursul Jak tuleb. Mängid klaverit või? Jaa. Oota. Kuskile ta läks, midagi nad seal mõtlesid või rääksid, ütles nii, nüüd teeme teises stseeni alguse ümber. Istud, mängid ja siis tulevad teised tegelased sisse ja... Nii et Arvo Pärdi klaver on selles vene Noore Stirlitsi filmis sees ja... Milline muusika sulle endale tegelikult elus meeldib? No ma olen olnud väga suur opereti austaja terve elu ja ma võin üsna
üsna julgelt öelda, et see on üks nendest asjadest, mida ma enam-vähem igas meeleolus olen võimeline kuulama. Aga ma armastan ka niisugust vanemat swingi ja mina olen see, kes heldib ka kantrimuusika peale ja mina täiesti sulan, kui lastakse saksa õllelaule. Aga sel päeval, kui me sinuga nüüd juttu ajame, siis on sul etendus Merle Palmistega Jah. ja Maria Kallas. Kas sa seal laulad või oled lihtsalt kontsertmeister või käid niisama läbi, tood kandiku? Ja kõik need 3 asja. Kandikut ma otse ei too, aga lilli ma toon lavale küll ja vett tulatan seal Merlele ja siis ma olen kontsertmeister, mängin seal niisugust päris krõbedat klassikat, Verdit ja Puccinit ja Bellinit. Ei, rääkige kõvemini. Ma ei kuule, kui te komisete. No ma ei kuule teda. Kas te ei kuulete teda? Keegi ei kuule teda. Eile hommikul me töötasime Don Carlosega, Ebony Aari ja Don Fatale. Kas see olite teie? Jaa. Aga te näete täna hoopis teistmoodi välja. Teil oli eile punane kampsun. Kuhu see kadus? See on selles mõttes vahva töö, ma olen hästi rõõmus jällegi, et see tuli nagu ringiga tagasi. Ma 22 aastat tagasi Endlas tegin Ülo Villimaa lavastuses, kui Hiina Üksküla mängis Maria Kallast ja selle üle ma olin kah päris rõõmus. Kas teie kuulete teda? Keegi ei kuule teda. Eile hommikul me töötasime Don Carlosega, Ebony Aari ja Don Fatale. See olite siis teie. Te näete hoopis teistmoodi välja. Teil oli eile seljas punane kampsun. Kuhu see jäi? Aga kuule, kontsertmeister, kui me kord siin klaveri näol oleme sinuga juttu ajanud, ehk sa lõpetaksid meie juttu ajamise ühe toreda kupleega ja koos lauluga. Suure rõõmuga. Ma laulan ja mängin siis ühe Paul Pinna loo. Ja selle loo kohta võib nii palju öelda, et see on natukene kevadine ja ta on natukene ka õpetlik. Aitäh, et mind kuulasid, aitäh, et rääkisid, õnne ja edu sulle ja lähme teeme ära. Nii. Juba laps, kui lutti nokkib, süda rinnus hirmul kloppib, kas ehk vahest ei ta halba endal tee. Hiljem, kui juba koolis õpib, süda jällegi tal kloppib, kas ehk vahest teiseks aastaks klassi jääb. Kui juba suureks neiuks sirgun, suuremaks see teeb siis hirmu, kui keegi kloppib, on ehk noormees kosja teel. Peale pulmi vaata julmi, mõlemad ei uskund silmi, seal ukse pihta kloppib keegi veel. See on see armas toonekurg, ta tunneb iga mees. Ta valitsusest ite turgu hoidke teema ees. Kui neiud säärde hammustab, siis ongi asi hull. Ja varsti hällis lammutab üks väikene beebi sul. Papa, mamma, üks väikene beebi sul. Hurra, papa, papa, mamma, mamma, üks väikene beebi sul. Ja ongi möödas jälle üks hooaeg koos teiega.